Aitäh kutse eest, annab võimaluse meie tänaseid tegemisi tutvustada ja hea võimalus ka ise vaadata tagasi, et kuidas me oleme siia jõudnud ja mis on need väljakutsed. Kuna Esrit me kasutame eeskätt kaardi poole peal, kaartide tootmises, siis see ettekanne on ka natuke sinna poole. Ja aitäh, et kolmanda selle loosi võitis meie kõige uuem töötaja Kaspar, et see oli ka puhas boonus siin. Mõned faktid Regiost ka, et mis me täna oleme. Et kokku on meid 25 inimest, enamik on geoinformaatikud, kartograafide tiim on väiksem kui aastaid tagasi ja on ka väike arendajate tiim. Ja 80% täna meie töötajatest on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia osakonna. Kaarte teavad kõik, aga täna moodustab see Regio käibest sõltuvalt aastast kuni 5%, eelmine aasta oli 15%. Ja ülejäänud 2 suurt osa on siis Balti riikide ruumiandmeid, mis on siis kõige suurem osa. Et neid me jagame ka läbi oma API-liidestuse ning 3. suur ärivaldkond on ruumiandmete loomine välistele klientidele nende nõuetest, nende spetsifikatsioonist lähtuvalt. Et see on laias, väga suures plaanis meie nagu põhilised äritegevused, aga väiksemaid asju on seal kõrval veel. Ja natuke veel numbreid, et 40% käibest on eksport, suurimad riigid siin Saksamaa, Iirimaa, Soome, Balti riigid. 65% meie käibest annavad 3 kliendigruppi, kus siis on globaalsed kaardirakenduse tootjad, kellele me tarnime Balti riikide ruumiandmeid, telekommunikatsiooniettevõtted, et siin on üks suur klient Saksamaal, kellele me toodame nende spetsiifikast lähtuvalt andmeid ja Eesti riigi poolt siis kaitsejõud ja riigiasutused erinevad. Et tänu klientidele me saame siis ise areneda ja arendada oma asju ka. Et aitäh kõigile, et ma näen, et paljud teist on siin ka saalis. Ja nüüd pani juba lõppu, aga appi, kuidas ma tagasi saan. Võtame siit otsast uuesti. Üks huvitav number veel, et meil on 600 unikaalset klienti aastas. Pooled neist on tavalised kaarditoodete ostjad läbi Regio veebipoe, erinevad seinakaardid, atlased, voldikaardid, reisijuhid ja Regio on liikmena ka 4 organisatsioonis, kõige uuem neist on IMIA, mis on rahvusvaheline kaarditootjate assotsiatsioon, seal me oleme 2 kuud liige olnud. Kuna meie suur turg on ka Saksamaal, siis me oleme Saksa-Balti kaubanduskoja liige ja varasemast ajast siis Eesti Kirjastuste Liidu liige ja Eesti e-kaubanduse liidu liige. Tarkvarad ka, mis me igapäevaselt kasutame. Et see logode sein on suur ja ühe inimese kompetents Regios on väga lai, et osatakse väga mitmeid erinevaid tarkvarasid. Et siin on andmebaasi poole asju, kaardi poole asju, kaardiserveri, veebikaardi ja kui ma oleks selle ettekande teinud eelmine aasta, siis oleks siin ka Oracle logo olnud. Et täna on meie andmebaas viidud Postgres'e üle. Ja nüüd edasi, et 89 ilmus Regio nime all esimene kaart ja 91 asutati Regio. Ehk siis täna me võime öelda, et kaartide kirjastamisel on meil üle 35 aasta kogemust ja ruumiandmete kogumisel ja loomisel 30 aastat. 94. aastal läksime Eestis esimesena täielikult üle digitaaltehnoloogiale kaartide tootmisel. Üks pilt ka sellest ajast, veel viimased paperkaardid.
Siis kui esimestel aastatel kogu arendus käis, ütleme, enda toodetest, enda teenustest lähtuvalt ja aastaks 1997 me võisime juba öelda, et meil on esimene teekonna arvutus olemas. Et seda sai arvutis kasutada, siis järgmised 2 suuremat arenguhüpet toimusid siin erinevate klientide vaates või nende soovidele, ütleme, mida vastu tulles, aga arenedes siis 2005 oli esimene selline suurem Baltimaade naviandmebaasi arendus ja teine väga suur hüpe toimus 5 aastat tagasi. Et siis hüppeliselt jälle uuesti läksime liikuma ja eelmisest aastast võib siis mainida just nimelt need Postgre'le ülemineku, mida me tegime ka umbes 1,5 aastat võttis see aega. Enne seda olime Oracle peal 30 aastat ja võtsime ArcGIS Pro kasutusele umbes täpselt aasta tagasi. Natuke tehnilisest teekonnast veel, et Regi alustas MicroStationiga 1994. aastal ja viimased tegemised tegime 2012, et kokku 19 aastat. Et tegelikult seal 2000-ndate keskel oli juba selge, et see MicroStation enam ei rahulda meid, aga sellise vana laeva pööramine ei ole väga lihtne, kui sa ühel hetkel oled pioneer ja suur teeraja ja siis see laev nagu kasvab ja selle pööramine võttis natukene aega. Et MicroStationis olid ka mõned head asjad, mida siiamaani meil inimesed heldimusega tõdevad, et digida oli väga hea ja kaartide poole peal Pentable oli väga hea, aga kõik, mis puudutas andmebaasi, mis on täna asjade aluseks, et see oli väga kohmakas ja komplitseeritud ja VMS liidestust ei olnud seal üldse. Aga kui me selle andmebaasi 1997 nagu ikkagi nii heaks saime, et see oli täpne ja sellest oli võimalik teha juba Eesti esimene täis digitaalselt tehtud teede atlas. Et Kiira on meil siin saalis praegu, läks ära. Et Kiira Mõisja on selle atlase toimetaja ja projektijuht. Ja kuidas Esri meie õuele jõudis, siis esmalt ikkagi läbi klientide. Et kui ma nüüd aasta arve kokku võtsin, siis oli nagu huvitav vaadata, et 19 aastat oli MicroStationi aeg ja tänaseks on 19 aastat meil Esri aega. Ja esmalt ikkagi Esri tuli tänu läbi kliendi tööde, kliendi projektide. Et 2007 Tallinna linnavalitsuse reaalsusmudeli tegemine, kas keegi linnavalitsuste inimesest on veel sellega kokku puutunud? Ave on. Et see oli esimene asi, mis me tegime Esriga. Teine suurem töö oli Maa-ametile põhikaartide kirjastamine. Ja siis hakkasime vaikselt pusima enda asju MicroStationist üle Esrisse. Ja 2012 oli siis see, kui sai valmis puhtalt Esri vahendeid kasutades meie esimene suurem toode, mis oli Balti riikide teede atlas. Et nagu ma ütlesin, siis meie enda üleminek võttis nagu pikalt aega, sest kogu selle tohutu mahuka andmestiku üleviimine nipsust seda ei tee, kui on kõrval kogu aeg projekte teha ja pead mõtlema, kuidas see mida teha ja kuidas saab. Et võiksime mõelda, et nüüd hakkas uus 19 aastat, aga nüüd me just lähme Proole üle ja ma arvan, keegi hetkel ei taha mõelda, et hakkame midagi veel siin nipitama. Kui ennem oli kaart, siis oli andmebaas, siis nüüd on vastupidi. Kõigepealt on ikkagi andmebaas, et meil maja sees on Regio andmebaasi nimi RAAB, et see on Regio Balti riikide andmebaas, mille
Iseloomulik osa on see, et see on terve Balti riikide osas ühtlase struktuuriga, ühtse katvusega ja Navi andmetel on seal hästi suur fookus, mis lähtub meie ühest selle andmebaasi kõige suuremast kliendist. Ja siin me teeme põhiliselt andmeid, me toodame ikkagi QGIS-iga, aga andmete töötlust toimub MapInfos ja Esris, me kasutame topoloogia kontrolli ja ka mingite andmete töötlust, et siin on üks hea näide, kus need on Läti majad, mille ruumikujud tulevad meile väga detailsena, aga et andmebaasi jaoks me siis natukene generaliseerime need. Et kui on raab ja siis tuleb teha sellest ka kaardid. Et siis tänapäeval taldrik on teistpidi pöördunud. Kõige suurem kaardigrupp on meil täna seinakaardid. Et selline, see on Rocca al Mare koolis olev seinakaart, et selline 230 korda 130 sentimeetrit seinakaart, see on üsna tavaline. Selliseid meil läheb iga nädal mitu tükki trükist välja. Regio Eesti teedeatlas, mida on ilmunud 22 trükki, erinevad reisijuhid, voldikaardid, välikaardid, rahvusatlas 2019, Eesti esimene rahvusatlas, mille tarbeks siis 25 umbes uut kaarti valmis väga erinevate teemade kohta ja neid kaarte tehti ka hea mitu aastat, sest rahvusatlase kirjastamine lihtsalt oli nii pikk protsess. Ja panin Karmini kaardid ka siia, need mõistagi ei ole ei paberil, plekil, PVC-l ega rulool ja neid me toodame siis spetsiaalse Karmini tarkvaraga. Aga kokku see number on aastas erinevalt, aga keskmiselt igal tööpäeval ilmub meil mingi eriilmeline kaart, kas siis mõni valla kaart, maakonna kaart, mõni Eesti kaart, kõuajakirja, kes soovib raamatusse, kaardifaili, et umbes iga tööpäev ilmub uus kaart. Et statistiliselt on see selline ja Eesti teedeatlast, mida on nüüd ilmunud 22 trükki, siis selle kogu tiraaž on umbes 150 000 nende aastate jooksul, ehk siis iga 7. või 8. Eesti inimene imikust Raugani võiks omada ühte Regio Eesti teedeatlast. Ja siin ongi meil Esri tarkvara põhiline kasutus kaardi poole peal, et Esri, Adobe perekond ja Map Publisher. Väljakutseid on ka muidugi, aga me tegelikult ei kurda ja ei hala, et see töö, mis me teeme, see meile meeldib, aga ma lihtsalt loetlesin ära siia hulk punkte, millega meie kartograafid igapäevaselt silmitsi seisavad. Et esimene on kindlasti see, et andmebaas on ühes mõõtkavas, aga meie kaardid on väga erinevates mõõtkavades. Et kui andmebaas on seal tiheasustuses 5000, hajas 50 000, siis kaarte, võtame Eesti kaardi, seda me teeme kuni miljonini. 5000 linna mingid plaanid kuni 1 miljon mõõtkavas, siis meie andmebaas on ikkagi hästi arendatud võib-olla natukene andmebaasi klientide vajadusi lähtuvalt, aga kaardi tegemised on natuke teised. Ja siit ongi, et järgmine väljakutse, et kuidas siis saavutada hea kartograafiline tulemus nende täpsete andmete pealt, sest keskpärasusega ka nagu väga leppida ei taha. Siis kaardikujundusi on väga palju ja siis kõigi nende jonksus hoidmine, see võtab kõvasti aega. On palju andmekihte, mis ühele navi tarnijal ei ole olulised, aga kaardivaates on olulised ja nende uuendamine ei ole nii aktuaalne sellisel juhul. Elukestev õpe, et
kogu aeg peab uurima, juurde õppima, katsetama. Ja ühe kaardi peal võib olla kuni 100 erinevat andmekihti, et see orienteerumine kõigis nendes andmehulkades. Protsessi muudatused ja kõik arendused me oleme üldiselt sättinud pikema aja peale, et mitte nagu seda oma sellist igapäevast töövoogu seisma panna ja sellised suuremad arenguhüpped tavaliselt toimuvadki siis, kui me teeme RegioS ja teede atlas, et siis me alati kas midagi muudame või parendame. Ja tihe koostöö kindlasti maja sees, et geoinformaatikute ja kartograafide vahel. Et nagu ma juba ütlesin, et nüüd me läksime ArcGIS Prole üle täpselt aasta tagasi, enne meil oli 10.3, et täpselt aasta hiljem oleme üle viinud aluskaartide kujundused ja hetkel tegeleme kaardikirjadega. Et niimoodi vaikselt läheme. Ja siin natukene näiteid ka, et mis on seal Karu kõhus, et see on siis Õismäe ring 5000 ja nüüd sellest on vaja teha teedeatlas 100 000. Ja teedeatlastest ka natukene, et kellel on olemas selline mõni atlas, ma ei tea, enamikel on, et soovitan panna autosse, et mitte hoida toas. Meie käest tihti küsitakse, et mis te teete neid paberatlaseid ja et see paberatlaste aeg on läbi ja nõnda edasi, aga see on nüüd see koht, kus elu ja meie väline keskkond ise seab nagu, ütleme, uusi olukordi, eriti julgeoleku ja kriisi vaates paberkaart, no see ei kao kuskile. Kui algas Ukraina sõda 22, siis meil oli veel müügil see eelmine atlas, 2018 välja antud atlas. Ja me müüsime selle viimase otsa vist 2 kuuga jäägitumaks. Isegi laost otsisime välja viimased natukene kortsus eksemplaarid, et paanika oli nii suur. Ja see on iseenesest õige, sest kui võetaks sildid ära või elektrit ei ole, siis ega, ma mõtlen loodusest, teevidad, et ega siis kuskile ikkagi nagu väga hästi ei lähe. Ja 22. aastal siis andsime välja suvel viimase paberatlase. Kui atlase tootmine kuni, mis ta oli 2010, me tegime osad asjad natukene Esris, aga ütleme 2011 oli esimene Esriga toodetud atlas, siis enne seda Microstationiga atlaseid tehes meil oli see tööprotsess juba nii paigas, et iga atlase tegemine oli täpselt poole kiirem. Lõpuks juba läks niimoodi, et me teadsime, et meil on vaja see kevad atlas teha, et hakkasime kuskil veebruaris seal liigutama. Ja siis, kui Esrile oli üleminek, siis esimene tegemine oli jälle selline vaev ja piin, nagu ikka, et kui midagi muudad. Ja nüüd küsitakse, et kuna teil siis uus atlas tuleb, me saame iga nädal umbes kirja. Iga nädal mõni inimene kirjutab. Meil on sarihelistajad, kes helistavad meile. Et kui mõelda Eestis, et kaart, siis see võrdub Regio. Ka Google'i vead me saame enda kaela, et kõik võimalikud asjad. Meil natuke on veel seda alles, et me see aasta kindlasti ei anna, nüüd on juba kohe varsti hooaeg käes ka, tavaliselt atlas ilmub alati kevadel, et kas 26 või 27, aga seda, et me atlast enam ei tooda, et seda ma kindlasti ei ütle siin, sest nagu ma ütlesin, et kriisi julgeoleku vaates ja senikaua, kuni on see hulk inimesi, kes veel paberkaarti kasutavad, ütleme meie, ma vaatan, siin on kõik suhtsed vanemad inimesed ja meist vanemad, et reisida ja avastada uusi kohti ja unistada on ikkagi paberkaardi puhul alati parem. Seinakaartidest ka, kuna ettekande pealkiri oli seinakaardid. Eile oli, Aivo näitas siin Krenni kaardirakendus, ja paningi siia kohe
eelmisel aastal meil Krennile tehtud Tartu seinakaardi, kus kandsime peale nende trassid ja siin on meil tegelikult kõvasti infot, aga konfidentsiaalsuse huvides me võime näidata ainult trasse. Et see on, ütleme, meie kartograafidel igapäevane töö, et kliendi andmed kujutame enda seinakaardi peal. Ja natuke teistsugust seinakaarti ka, et eelmine aasta me uuendasime. Seni 30 aastat muutumatuna olnud Regio maailma seinakaardi. Et see oli vist kõige vanem Regio, ütleme, tol hetkel müüdunud kaart, et seda küll uuendati sisuliselt, aga need failid olid 30 aastat vanad. Ja siis me võtsime ette ja tegime uue ja see nädal just nüüd, võib-olla täna juba tuligi trükist, Euroopa poliitiline seinakaart, mis on nagu üsna samasugune, et saime 2 uut kaarti siis endale. Et mis me siin Esriga tegime reljeefi varjutuse, ülejäänud on tehtud Adobes, aga selle kaardi puhul on meil see teema, et mida ütleme Eesti andmetega tegeledes ei taju või ei ole teema, et ka sisuline pool, et siin on näha, et vaidlusalased territooriumid Himaalajas, seal Bhutanis, Pakistanis, et Eestis keegi ei vaidle millegi üle, et see kuulub mulle või see sulle, aga andes maailmakaarti välja, siis Välisministeerium pidi nüüd meie pärast seisukohti võtma, et kellele mida kuulub. Et muidu nad ei pea sellega tegelema, aga kui on vaja kaarti trükkida, siis peab. Ja siin on nüüd meie korrektor, toimetaja siis nuputas siin erinevat stiili välja, et siin on need jooned on erineva paksusega, et see triibutus, et kelle käpa all, kui palju seal midagi on. Et see nüüd vastab siis Välisministeeriumi ja Eesti seisukohale, et kuidas maailm on ära jagatud. Ja need on trükitud vee- ja rebenemiskindlale paberile, et võiksid kesta kaua, kes endale soetab. Ja võtame viimase slaidi ka, et sel sügisel natuke kartograafid meil hullasid ka, et võtsime osa 30 päeva väljakutsest. Need 30 kaarti tegid ära 3 kartograafi, et see maraton oli hullumeelne. Kui me lõpetasime, siis nad ütlesid mulle, et nad ei tee seda 25. aastal, aga eks näis, võib-olla ikkagi on valmis ette võtma. Ja see kogu lugu on siis viimane kaart ja see sai sotsiaalmeedias meil kõige rohkem laike. Et Esriga on siin jällegi tehtud reljeefi osa. Ja see on minu poolt täna kõik. Et Regio kaardid siis Regio kodulehel ja veebipoes, et saab vaadata kõike erinevaid. Suur tänud!